Tere kuulama, Pileti tasku järjekordne podcast alustab ja seekord viib teema meid Setomaale jalgratastega ja koos minuga väntavad virtuaalselt sinna Aarne Valmis ja Reigo Ahven. Tere mehed! Tere, tere! Tere, tere! No ma hakkan kohe ikka julmalt pihta. Ahvenast võib nagu vaadata, Ahven veel nagu selline sportlikum mees välja, aga sina võiksid sõita juba Aarne autoga, et mis siis nagu rattaga, kuidas siis niimoodi siis? No tegelikult eks ma olen rattaga ka sõitnud, eks ju, aga aus vastus on see, et selle retke korraldamisel ma ilmselt pean siiski jälle autoga olema, sellepärast et enne kui ratturid jõuavad järgmisse kohta, pean mina juba ees olema. Aga rattaga ma olen vändanud ka ja tegelikult juba üle 30 aasta, sellepärast et esimene rattaretk oli 88. Nüüd see rattafest on küll esimest korda selle nime all, aga ta on ikkagi välja kasvanud ühest teisest rattaretkest. Okei. Ehk siis tähelepanelik inimene saab aru, et rattafest on teema 15-17 mai 2026. Just täpselt. Ja mina olen muidugi selline hobirattur, aga ma pean ütlema, et selline kirgline. Mul üks sõber kinkis mulle 40. sünnipäevaks, ma mäletan väga täpselt. Olin voodis haige, helistas mulle, et tead mis, täiskasvanud mees täiskasvanud mehele, et kui mina tahaks sulle jalgratta kinkida. Ma arvan, et me kõik suudaksime ennast panna nendest sussidesse, et suhteliselt imelik värk on ju. Aga ega mina seiklusi armastan ja mulle sellist varianti pakuti ja nüüd ma olengi sõitnud 3 aastat täitsa religioosselt kogu aeg, kui ilm lubab. Isegi eile panin rattaga ringi ja mis mulle meeldib selle Aarne siis sellise ikkagi suht ajaloolise initsiatiivi juures, mida siis nagu mainitud 30 aastat tagasi hakati eest vedama, on see, et tuua inimesed suve alguses mõnusasti tärkava looduse keskele, unustamata seal juures ära seda, et Eesti on kaunis, kardetavasti kõige ilusam koht maamuna peal ja võtke arvesse, et ma tulen värskelt Seychellidelt tagasi, seal ei olnud ka paha, aga mul oli hea meel tulla tagasi Eestisse ja need retked viivadki sellistesse paikadesse, kuhu võib-olla inimene täiesti oma ette mingit hirmsat trajektoori endale sättima hakata justkui ei võta. Ja sestap on hea, et meil on korralik kultuuriprogramm, korralik liikumistrajektoor on läbi mõeldud kõik, et ma arvan, et Aarne, kui sa ei oleks korraldaja sadulas, siis küllap sa istuksid ka rattasadulas ja saaksid selle kõigega hakkama ja mul on üks uus armastus ju ka, et kuidagi sõber Toomas Oljumiga hakkasime valutama südant selle osas, et rattasport, mis on kõige edukam ajalooliselt, kõige edukam spordiala Eesti ajaloos, on justkui vajunud natukene taha plaanile. Et meil on kõige pikema aja peale jaotunud maailmameistrivõistlused, etapivõidud, olümpiakuldmedalid on just rattaspordiga seotult. Ja tuli välja, et Eestis näiteks ühtegi rattateemalist podcasti ei ole. Ja siis me võtsime Jalgrattaliiduga ühendust, toimetasime, möllasime ja nüüd tõesti oleme sellel aastal salvestanud 9 rattalõvi podcasti. Ja tuleb välja, et ma olen rattalõvi. No, mind huvitab see, mida rattaga sõit teeb inimestele head. Et see on väga huvitav ja kaasav spordiala, kus saavad teha kaasa lapsed, saavad teha kaasa nende vanemad ja nende vanavanemad. Ja kui ma olen õigesti Aarne visioonist aru saanud, siis see ongi selline inimeste ja inimese ja kogukonna keskne selline ettevõtmine, kus suve algust justkui oma silmaga kaema ja oma sõõrmetega tundma maksab tulla. Ja loomulikult, kuna ikkagi Setomaa on otsapidi ju see, mis pakub sellele algajale rattasportlasele ka natukene väljakutset, see on ikkagi kuppelmaastik, ei ole ju mingisugune igav liiv ja tühi väli, et siis on vahva, et me läheme vaatama nii seda kultuuri kui ka seda maastikku. No ma igaks juhuks pean ikka ühte asja rõhutama, et see ei ole nii väga spordiüritus, et me küll väntame 130 kilomeetrit 3 päeva peale, aga sinna on oodatud ka nii-öelda pühapäeva sõitjad, et
et ära hirmuta ära, et ei hirmuta, kõigil võib, meil on isegi slogan, et leia oma rütm, see tähendab seda, et kes tahab kiiremini panna, paneb kiiremini, kes tahab aeglasemalt panna, paneb aeglasemalt, et see on ikkagi selline kogu rahvale ja ma tean ju tegelikult tihtipeale meie ratturid, kes tunnistavad üles, et ega nad väga palju rattaga ei sõida, aga seda sõitu nad vahele ei jäta. Ma just vaatasin sealt veebist rattafest.ee, et teil on ju jaotatud tegevused mõnusasti 3 päeva peal, et et nagu sõiduosa on siis vastavalt esimesel päeval 36 tühist kilomeetrit, no teisel päeval on suur ponnistus ootab ees, et muljetavaldavad 63 kilomeetrit, mis tegelikult on ju tehtav täiesti, eks ju. Ja siis viimasel päeval oli vist 32, kui ma ei eksi. Kokku 130 tuli ta enam-vähem ära, me oleme selle raja nüüd ilusti ära sõitnud ja kaardistanud ja tegelikult on seal juures veel vähemasti 15 peatuspaika, pluss on seal veel kontserdid, kus on siis alates Setu laulukooridest kuni siis nii-öelda Setod, Netsa külabänd, mis on ka puhas Seto värk, aga meil on ka seal nii-öelda popid esinejad juures nagu Sadu, kes on vist tänasel päeval kõige popim bänd peaaegu Eestis, pluss muidugi sellised vana kuld, Vaiko Eplik ja Mari Üürients ja selles mõttes me päris suur osa on kultuuril ja mitte ja eriti just Seto kultuuri, sest need töötoad ja mis me seal kõik ette võtame, seal setupillide meesterdamised ja muud õpitoad, et selles mõttes on selle retke võib-olla ka nüüd selline märksõna see, et me rohkem kui kunagi varem paneme rõhku just selle kultuurile ja just selle kultuurile, mis on seal Setomaalt pärit, sest et ütleme, see Eesti on küll väike, aga Seto kultuur on täiesti eriilmeline nii-öelda Eesti teiste piirkondade kultuuriga võrreldes. Ma tegelikult tahtsin nagu ennem siin ahvena soola peale nagu summeerida, et meil on, eks ju, siis rattafestil on loodud imeline nagu atmosfäär Eesti kliima läbi. Meil on 30 aastat Korüfeed veab seda ettevõtmist, entusiastid nagu 40. juubeliks ratta saanud inimesed koos peredega loodetavasti väntavad. Nii on. Aga see, ja siis tuli Aarne jätkas, eks ju, et see ei ole ometigi, eks ju, kõik sellepärast, et teil on 3 päeva, teil on 3 päeva juhti, sina oled siis ahven, eks ju, 1 päeva juht. Ja, viimase, ma olen ankrumees. Saad ankrumees. Stardisprinter on Jalmar, kes Ülemsootska just, eks ju, et ei tasu siin ikkagi nagu pisendada mehe rolli. Ja siis on Kristo Elias, kes on lihtsalt minu jaoks on enne kõiki selline nagu loodusentusiast. Ja, see on tõsi. Ja, aga ta on ka kõva rattahuviline, et kui me tegime neid promopiltisi, siis tema tuli ikkagi ratta kohale sinna ja sai selja märjaks ja kõik oli õige. Aga et tõesti, tema lisab sellist nagu loodusvaadet ja ilmselgelt ma arvan, et inimestel tekib küsimusi. Nii, ma ei tea, lindude, loomade, putukate, samblike ja kõige muu osas, mida me seal kogeme. Aga mina näiteks, ma ei ole ka päris eilane, ma olen selliseid rattasündmusi ju varem ka vedanud ja ma pean ütlema, et see on hämmastav, missuguse hurraaga inimesed sinna tulevad, kui rõõmsalt nad läbivad neid, ma saan aru, et esmapilgul, et kui sa mõtled, et sa pead 63 kilomeetrit läbima, näiteks Roomates, see oleks tükk tegu, on ju. Aga rattaga sõites, ma olen Aarnega nõus, et see on jõukohane igale ühele ja võib-olla just täpselt selline pisikene meeldiv, sportlik 3 päevak ongi see, millega just kui suvele õige hoog sisse anda, on ju. Ja millegipärast on juhtunud nii, et tavaliselt, kui Aarne mingid kuupäevad valib, siis synoptik võib öelda, mida ta tahab, aga isegi päev varem, aga nendel päevadel on väga mõnus ilm olnud, et tõesti nagu suve alguse selline korralik surakas tavaliselt sellise rattaga sõitmise sündmusega kaasas käib. Ma ei taha üldse sellesse 63 kilomeetrisse kinni jääda, et see ei tasu, eks ju, aga ma lihtsalt toon näited, mida see 63 kilomeetrise sõidudistantsiga päev endast kujutab. Palun. Hommikusöök laagriplatsil, selle laagriplatsist me räägime veel ka eraldi, eks ju. Ja. Siis viib teekond Piusasse,
saab piusakoobastega tutvuda, kindlasti midagi vahvat veel, kindlasti, eks ju, keegi tark mees räägib kõrvale, mis ja kus ja kes on ju. Kogu aeg. Siis lähed Obinitsasse, kes Obinitsa sees ootab? No Obinitsas on niimoodi, et Kauksi Ülle räägib Seto ateljee galeriis ja seal tegelikult kultuur on päris elav. Et nagu Arne ütles, Seto kultuur on eriline, aga mis teeb teda võib-olla kõige erilisemaks kõigest on see, et mulk paneb mulgi need rõivad selga ja siis tähistab mingite mulgi traditsioonidega ikkagi pidupäeval. Aga Seto kultuur elab seda iga päev. Et ma mäletan, et minu vanaisa siis Dessovast ja Dessova on siis sealt Obinitsast Venemaa poole nii kaua, et kui nüüd meie sellest talust millegi pärast mööda panna, siis 400 meetri pärast on riigi piir, on ju. Et tema käis religioosselt kogu aeg Seto riietega. Põhimõtteliselt alati, kui läksid külla, oli selline tunne nagu Vabaõhu muuseumisse läheks, on ju, ja tal oli kaabu peas ja kaabu ta võttis peast ära ainult siis, Setomehel peab kaabu peas olema või mis tahes müts, kas või pibo ja siis, kui ta võttis selle mütsi ära, siis ma imestasin, et ta otsaesine oli valge nagu koopiapaber. Sellepärast, et ta lihtsalt, no ma ei tea, võib-olla magas ka selle kaabuga, ma ei oska öelda. Aga et ükskõik kellega sa seal Obinitsas kokku satud, siis on see Seto kultuuri nagu kandmine on meie jaoks just nagu igapäevaselt oluline, mitte pidupäevaselt oluline. Ja ma nüüd ei oska päris täpselt öelda, kas kui te Obinitsa vahel näiteks satuti Ilmaveere kanti, mis on siis Lenna ja Lauri see äge pesa seal, siis kas Lennal on pastlad jalas või ei ole, no seda ma ei oska öelda, on ju. Aga tema on ka juba täitsa peast ja südamest Setoks läinud ja mul on selle üle väga hea meel. Aga et Seto kultuurist võibki jääda rääkima, aga et oluline on see tõesti, et vahet ei ole, kas te nagu ütleme, pääsete sinna galeriisse esimesest sõnast viimasest sõnani kuulma ja muidugi Setod on küllalt jutukad, et keegi jäi ilma, kõik, kes küsivad, vastused saavad, on ju. Aga et oluline on, et te saate aru, et see on nagu Disneyland, aga natuke suurem ja natukene elulisem. Et see, mida te näete, see ei ole teater, vaid see ongi nii nagu Setod elavadki. No võtta nüüd, kus me oleme kuulnud, mis Obinitsas juhtub, siis sealt edasi lähete veel Härmale ja teistel päevadel käite veel Värskas ja lähete astute Värska vabrikusse sisse ja Kolossovas käite ja Netsas, see käis juba läbi, sanatooriumis käite ka Värskas erinevatel, ühesõnaga 3 päeva jooksul, Podmotse kõik jutud ja siis igal õhtul naasete te Laagriplatsile. Just. Treskisse. Vot sellest ma tahaks küll natukene rääkida. Et lähen võtan oma telgi selga ja tulen platsile. Laagris on meil niimoodi, et muidugi Jalmar on selle treski juba nii võimsaks arendanud, eks ju, suured lavad, eks ju, ja kõik sinna juurde. Aga sellel aastal on ka seal ilusti nii, et kes ei viitsi näiteks oma telki kaasa vedada, siis seal on need klämpingu, neid telke saab veel saada, kuigi minu teada on need juba otsa korral, aga need on veel natukene saadaval. Aga meil on ka päris palju mõeldud just inimeste peale. Üha rohkem on niimoodi, et ratturid tulevad oma bussid, need karavanidega kohale. Meil on seal ikkagi elekter ja vesi ja kõik selleks, et normaalselt toimetada. Pluss, mis on väga suur asi, mida alati on ratturid mures olnud, et kus saab pesta ja meil on saunad, meil on tünnisaunad, meil on suitsusaun, kus on ka suitsusauna rituaalid, sest tegelikult üldse Setomaal ja ka Võrumaal on need suitsusaunad nii-öelda uuesti nii-öelda tärganud või uuesti nagu turule tulnud, eks ju, kunagi oli meil Soome sauna usku kõik, aga nüüd on tulnud suitsusaunad juurde. Et meil on selles mõttes hästi palju seal selliseid asju, mis on nagu ratturite jaoks uudne ja mugav ja meil on ka seal õhtul on siis tantsumuusika, aga need, kes veel magama ei taha minna, siis nendel on veel Vaiko Eplik ühel õhtul, teisel õhtul Mari Jürjens selline mõnevõrra siis intiimsemad kontserdid, et on tantsutralli ja kindlasti on seal ka põnevad vestlused seal näiteks Aleksei Turovski, eks ju, küll Arjaka, see on meil tee peal, et see ei ole ainult
nagu nii-öelda väntamine, seal on väga palju kultuuri, koha nägemist ja ka võimalusi nii-öelda kogeda ja saada targemaks nii-öelda eelkõige õppides tundma siis Setomaad, aga ka laiemalt nii-öelda eneseharimiseks, teeme joogat ja kõike muud juurde. Just, mulle tundub, et siin nagu kahtepidi vaade, et üks on nagu väljapoole tõesti, et seal on nagu seda intrigeerivat ja seda, mille nimel maksab need kilomeetrid bussiga või moo poolest pange või rattaga või autoga või rongiga sinna Setomaale võtta, aga teine asi, mis minu arvates on inimeseks olemisel, eriti praegusel ajal kohutavalt oluline, on see aeg nagu sissepoole ka ja see vaade sissepoole ka. Mulle tundub, et me võtame liiga harva seda aega endale ja võtame liiga harva aega oma siis, kui ma ei tea, sõpradega või peredega teha midagi sellist, mille läbi me saame teineteisest midagi rohkem teada. Et ma olen lihtsalt praegu veel vaimustuses sellest, et me olime 2 nädalat, käisime perega, niimoodi olimegi pead ja jalad koos, käisime snorgeldamas, ma ei tea, õppisime kookuspähkleid puu otsast alla saama, neid lahti tegema, ujusime mingite merikilpkonnadega ja ega see ei ole kõik, ei ole ainult selline tihihi ahaha, et sama nagu mugav kui diivani peal istudes. Tavaliselt need päevad, kui me istume diivani peal, need meil väga hästi meeles ei ole, näiteks suve lõpus. Aga mina pean ütlema, et need aastad, kui ma olen sellisele ühisratta nagu kultuuriretkele ja ikkagi sellisesse rattafesti olukorda sattunud, et ta on nagu suve pikendaja. Ta tõmbab ette poole ja kogu aeg on nagu meenutada kõikide nendega, kellega me sinna tuleme, et kas sa mäletad, näiteks minule meeldib see, et me tuleme Treskisse kogu aeg ühte kohta tagasi, me saame telgi püsti panna, lastele juba see on nagu selline seiklus, et kuku pikali, ja see oma pisikene telk, see on nagu kõige armsam kodu üldse, kuhu kogu aeg tagasi tulla, et mina isegi julgustaks kõiki mõtlema nii, et ärge arvake, et teie, ma ei tea, 6-aastased või 4-aastased ei jaksavad. Et kui te leiate oma rütmi ja me ootame kõik ära ja kõikide ka ütleme, kõikide eest seisame ja kõiki poputame. Et mina ei mäleta varasematest aastatest, et oleks olnud kuidagi nii, et keegi kas jätab pooleli või ei jaksaks. Et need on need 10 aastat kogemust, mis on tekitanud olukorra, et me suudame teha sellise sündmuse, mis sobib füüsilises vormis või füüsilise vormi mõttes kõikidele. Meil oli selline päev seal Seychellidel, kus me läksime sellisele saarele nagu Latik, mis on nagu ühelt poolt on nagu selline Kariibi meresaar, aga teiselt poolt on nagu Amsterdam. Seal liikusid kõik jalgrattaga ja nii tore oli. Nii et kõik saavad hakkama. Tegelikult on ju see, meie tiimis on ka minu nii-öelda noorem tütar Eliise, kes esimest korda oli rattaretkel 9-aastaselt. Nüüd on ta 27 ja on meie tiimis hästi tugevalt sees just sellise turunduse ja kommunikatsiooni poole peal, nii et tema armus sellesse juba ammu ära. Ja siis mul on veel nii-öelda lapselapsed, kes on umbes nüüd ka 10-12, kes on nüüd ühe korra käinud. Need juba mitu korda on uurinud, et kas sel aastal ikka retk tuleb, sellepärast et õigemini järgmisel aastal, sest sellel aastal paraku jäi see retk üldse tegemata vanal meeskonnal. Ja kui keegi tahab ikkagi teada, et miks siis ära jäi, siis ma pean ikka selle ka ära ütlema, et tegelikult selle aasta alguses siis moodustus nii-öelda uus juhatus ja juhatuse esimene siis, ma ei tea, kas seda nimetada suureks teoks või esimene ettevõtmine oli see, et jäeti selle aasta kevade matk ära või siis lükati edasi, kuidas seda näha. Tegeldi puhtalt mingit nende põhikirjade tegemisega, eks ju. Ja see tuleb ikka ära markeerida, et me oleme sealt nagu välja kasvanud, aga see tõenäoliselt, kui nüüd keegi käib mõlemal retkel, eks ju,
on et käinud seal ja tuleb nüüd meie retkele, siis ma usun, et meie retkel on nagu paljud asjad nüüd edasi arendatud. Ja ma loodan, et see on niivõrd äge, et ma igaks juhuks pean rõhutama ka seda, et kindlasti ei toimu see ainult 26. aastal, vaid ma usun ka 27-28 rattafest on oma koha peal. Just. Sõna retk jällegi võib-olla nagu kõige õigem sõna siin ma ise mõtlen. Minu jaoks on niisugune nagu ratastel kultuurifestival. Ja tegelikult rattafest ongi nii, et me oleme pannud, et rattafest, aga me mõtlesime selle pealkirja peale, et kas rattafest järsku siis keegi mõtleb, et see on kõik koha peal, eks ju. Ja siis me panime sinna sõna retk läbi Setomaa, et ikkagi on selge, et me nii-öelda selle koha nii palju, kui me 3 päevaga jaksame läbi sõita, ikkagi vaatame üle. Ma korraks veel pöördun tagasi sinna, kus Ahven ütles, et tulge kõik, võtke kaasa 4- ja 6-aastased lapsed, nad kõik jõuavad. Kuidas see nagu logistiliselt nagu päriselus välja näeb, et ei ole mingit kurja onu või tädi stopperiga kuskil joone peal, kes ütleb, et vänta, nüüd anna piitsa, et ongi, kõik oodatakse ära ja õhtusöögi aeg on teatud aeg, nagu mis on kõik võivad tulla, kui sobib. Ja... Meil on niimoodi, et nüüd on uuesti jälle tagasi meie juures turvameeskond, kes on ju väga paljude vabaüritustel ja nemad on tegelikult ka paarkümmend aastat meil olnud, nüüd 2 viimasel aastal küll ei olnud, aga kedagi ei jäeta rajale. Meil on ka niimoodi, et kui on ikkagi kellegi ratas, meil on tehnoabiga tee peal, eks ju, meditsiiniabi on tee peal ja kui nüüd keegi nii-öelda enam ei jaksa edasi minna, täitsa kustub ära, siis ega ei pea muretsema, et ta peab nüüd seal põõsa all magama, eks ju. Meil on oma transpordivahendid, kes ta siis nii-öelda raja pealt üles korjab, kedagi tee peale jäeta, kõik tuuaks ilusti laagrisse ära. Mis mulle tegi väga suurt rõõmu niikuinii, aga mis mind nagu kõige positiivses mõttes üllatas on see, et mida piletiostja saab. See on tavaliselt sa saad sissepääsu ja paremal juhul, eks ju, tervitusjoogi, aga see on ka viimasel ajal veega lahjendatud ja ongi vesi. Ja ongi vesi, eks ju. Ehk siis pileti hinnas, ja mul isiklikud lemmikud tulevad lõpupoole, on koht telklaagris, mis on nagu täitsa loogiline, eks ju, 2 korda hommiku õhtusöök, 7 erinevat kontserdit, 25 elamust, mida tähendab 25 elamust? See on siis 25 elamust nii-öelda punktid, eks ju, mida te läbite. Seal on õpitoad ja esinemised tee peal ja kõik see. Siis mu absoluutne isiklik lemmik, meedikud ja rattabina. See on nagu kõige, nagu see rattabi tuleks panna suurema fondiga natukene ja turvameeskond ööpäeva ringselt, eks ju, siis jälgimas, valvamas ja toetamas. Pakiauto, mis tähendab seda, et kõik su kompsud veetakse punktist A punkti B, et sa saad vahepeal oma jõudes mingisse vahepeatsusse ilmselt võtta oma veepudeli või... Täpselt on, meil on niimoodi, et veepudeli pead ikka endale ratta peal kaasa võtma. Aga me alustame ju Värska laululava juures, eks seal on ka parklad, kus siis kõik, kes tulevad autodega või bussidega ja need kotte ei pea nagu laadima oma ratta peale, need lähevad auto peale ja need viiakse siis Treski laagrisse, eks ju. Ja siis 3. päeval tuuakse autoga Treski laagrist ära sinna, nii et sa ei pea oma nii-öelda kompsudega sõitma, see ei taritse kõige lihtsam asi olla, nii et aga veepudeli peab ikka kaasa võtma. Okay. Ja, aga see on päris hea täpsustus, et kuidas sa saad vändata selliseid distantse ja keskenduda sellele, et on sina, sinu ratas, sinu veepudel, võib-olla väike kõhukott või väike seljakott, et ma ei tea, hoiad seal pähkleid sees ja siis sinu need kaasreisijad, et teisi variante kui rattafest nagu praktiliselt ei ole, sest sa pead tassima muidu kõiki oma maailma asju kaasas, et see on nagu unikaalne olukord, kus olemata kohalik saad sa lihtsalt vändata ratas, sina ja su veepudel on ju, ja linnulaul ja head lõhnad ja siis kui sa jõuad sinna, kuhu sa pead jõudma, siis sul on kõik see, mida sa oled kodust pidanud vajalikuks kaasa võtta, on olemas ja sind ootamas ja ma ei tea, Arne, nüüd sa võid mind parandada, et kas on kunagi juhtunud nii, et kellelgi läheb komps kaduma, minu arust see on isegi nagu päris huvitav selline lisasuhtlus, selline situatsioon, kus tuuakse sulle need pakid, sa valid, siis tuleb kellegi sassi, siis saad endale uue sõbra, vahetad kohvrid tagasi, siis lähed, paned ennast sinna telki. Minu arust see on alati nagu nii tore, positiivne, soe
selline nagu natukene suurem kui tavaline suguvõsa kokkutulek, on ju, kus tegelikult sul on tehtud asjad nii mugavaks ja lihtsaks ja kergeks kui võimalik. No kas see näitab, et üksteist aidatakse, sest alati, kui kellelgi on kukkunud mingid, ma ei tea, pisiasjad, näiteks rattakindlad või ma ei tea, kellelgi on mingi spidomeeter ära kukkunud, siis tee pealt need mingi ime läbi, kõik korjatakse kokku ja nad tulevad ise teiste ratturitega laagrisse ja päris paljud on leidnud ka isegi päris väärtuslikke asja alates rahakotist kuni seal kaameratini. Üks küsimus veel ja siis üks küsimus veel ja siis hakkame istume rataste selga. Teil on seal Treskis, ma saan aru, 3 erinevat ala. Teil on keskkonnaala, teil on avastuspesa ja muusikaala. Muusikaala on minu mõttes suhteliselt lihtsasti mõistetav. Lava. Nii. Suur lava, aga need väiksed esinemised on väikse lava peal. Aga mis asi näiteks on avastuspesa? Avastuspesa on selline koht, kus siis ongi näiteks Turovski räägib ja nii-öelda seda, sa avastad seda maailma, mis ei ole võib-olla, on isegi laiem kui see sama Setomaa, aga sa avastad nii-öelda uusi teadmisi saad ja põnevat juttu. Turovski ilmselt räägib näiteks järgmise aasta loomast, kes on siil. Sa avastad, siilid teevad sellised asja. Näiteks, jah. Ja keskkonnaalal on siis ilmselt keskkonnateadmised ja tarkused. Ja täpselt niimoodi, et meil ongi nagu ütleme 3 vaala seal, ütleme keskkonnateemad, siis kultuur ja siis nii-öelda enese harimine või arendamine. Just täpselt. Eelviimane küsimus. Palun. Reigo Ahven, mida sa siis kõige rohkem nagu ootad sellelt vahvalt nädalavahetuselt, mis ootab meid ees? No, esiteks ma ootan kõige rohkem seda, et kas Mihkel ise tuleb või ei tule. Ja kui ta tuleb, kelle ta kaasa võtab. Et mina väga soovitaks. Nii. Aga mina isiklikult loodan, et minu kõik pudinad selleks siis 10 ja 7 tuleksid ja paneksid ennast mõnes mõttes proovile, aga mõnes mõttes läheksid oma juurde tagasi. Et mina olen ikkagi natukene olen selles mõttes Jalmari parteis, et kui ta ülemsootkaks sai, siis tema eesmärk ja selline valimisloosung või valimisjärgne loosung oli, et teeme Setomaa 10 korda kuulsamaks. Ja minu arvates on väga oluline osa selles, et setod ja ka satelliitsetod saaksid võib-olla nagu tolmu maha pühkida nendelt väga väärtuslikelt juurtelt, mis neid tegelikult võib-olla nähtamatult Setomaaga seovad, sest juured on need asjad, mis meid püsti hoiavad. Et mina ootan seda isiklikult, et ma avastan, kuigi Setomaa on väike, siis mina osades kohtades tegelikult sellises formaadis, et mul ei ole sealt kohe kiire ära, ei olegi käinud. Seega mina ootan kõige rohkem sellist terviklikku kultuurikogemust ja siis loomulikult mulle tegelikult pakub endal ka pinget, et mis tunne on, kui ma need 130 kilomeetrit olen läbi sõitnud. Nüüd praeguse seisuga mina plaanin ikkagi kogu rattafesti algusest lõpuni kaasa sõita ja vaadata uhkusega, kuidas ka minu lapsed üle finišijoone siis rullivad. See on minu selline nagu ootus. Reigol on muidugi selle mõttes nüüd raskem, et vanasti oli meil alati esimesel päeval. Nüüd on ta viimasel päeval, nii et ta 2 päeva juba on vändanud. Ma loodan, et sa ikka kestad. Ma kestan, ütleme, te ei kujuta ette ka. Ma võib-olla panen kogu tee tagurpidi tagasi ka igaks üks pulli pärast. Kas sina, Aarne, omalt poolt ütled, et seda, et see ei ole nagu plaaniga teha ühekordset üritust, vaid nagu pikas jooksus, eks ju, kas sa annad nagu enda poolt, proovid anda nagu sõna, et Ahvena väiksed nööbid saaksid ka oma lapsed viia vastavalt 15 aasta pärast, siis ma ei tea, järjekorras 15.
ma selles ei ole väga kindel, et ma 15 aasta pärast teda enam korraldan, sest et ikkagi vanus teeb ka oma töö, eks ju, aga kuna minu nii-öelda noorem tütar 27, siis ma arvan, et 15 aasta pärast on ta täiesti löögi jõus ja see retk läheb edasi ja meil on seal ju inimesi palju rohkem, meil on ju Helen Arumäe, kes on meil 15 aastat teinud neid eelmisi rattaretki nii-öelda just sisuprogramme, kes räägib ja kus kohas. Ja meil on ka seekord näiteks Helen Alumäe, kes on siis Setumaal meie nii-öelda selle raja ja selle kultuuri nii-öelda vahendamise nii-öelda raskuskese enda peale võtnud, kes on ka aastaid tagasi meil rattaretke tiimis olnud, meil on päris palju ka inimesi, kellel on nagu see kogemus ja mälestus, kuidas seda asja teha ja läbi selle ma julgen uskuda ja lubada Reigole, et ja 15 aasta pärast toimuvad ikka rattafesti üritused. Vot, esimest korda rattafest siis 15-17 mai 2026. Ja oluline on veel öelda, et ma ei tea, millal see eetrisse nüüd läheb, aga praeguse hetkel on pileti taskus, need piletid kõik saadaval ja nad varsti lähevad kallimaks, nii et kiirustage. Just, ja retk läbi Setomaa ootab siis kõiki profirattureid, pererattureid, lihtsalt rattureid ja muidu rattureid. Kulgejaid ka. Just, ja kui nüüd Aarne ütles, et piletitaskus need piletid on saadaval, siis mina peaksin ütlema, et kindlasti võib pakkuda pinget plaanida, kinkida näiteks jõuludeks kellelegi uus röster, aga kindlasti on veel põnevam kingitus. Ühine selline matk, mida oodata ja siis mida kogeda ja siis millest pärast rääkida ja vaadata, ma ei tea, järgmise aasta sügisel neid rattafesti pilte ja imestada, kui kaunis on Eestimaa. Kingi elamusi. Sest et neid röstituid võileibasid ei mäleta õhtu lõpus mitte keegi. Jah, just. Okei, aitäh, mehed. Tulge rattafestile. Aitäh. Aitäh.